Tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses. Sõbrad, täna on reede. Nagu teada, reede on üks magusamaid aegu, kus teenida raha. Kell läheneb 10. Ja ma olen juba ennast siia Kristiine keskuse parklas sisse seadnud. Ja miks just see koht? Siis see oli lähim koht, kus Yandex pakub 12.50 sõidu eest. Ma ei tea, kas on näha või mitte, ma juba olen ootel. Nii et sõbrad, ma panustan sellele õhtule päris palju. Vaatame, palju õnnestub teenida. Sõidan ma kuskil kella 2-ni, võib-olla 3-ni öösel, kuidas läheb. Nii et sõbrad, kui te tahate teada palju, siis mul õnnestub selle õhtuks ka kätte saada, siis video lõpus teeme ka kokkuvõtte. Aga praeguseks alustame. No nii, sõbrad, esimene tellimus tehtud. Hea summa on. See on tegelikult igati hea tellimus meie jaoks, sest lühike sõit 12.50 kukkus arvele. Ma loodan, et see kukkus, eks ma kohe hakkan kontrollima. Ja õnneks ei ole ka kaugel siit tagasi minna sinna tsooni, kus meil on 12-eurosed tellimused. Nii et jätkame seda asja. No nii, järgmine tellimus on tehtud, õnneks jälle lühike. See on hea, muidugi summa on meeletu. Tasutakse kaardiga. Ja see on veel ooteajaga. Aga 5 tärni, väga meeldiv inimene, tegi meile lühikese sõidu, see on hea. Jube oleks, kui ma teeksin seda ilma igas garanteeritud tasuta. Ma tahaks isegi mõelda selle peale, ma oleks teeninud praegu 1.90 pluss 2.50 ja see on tunni ajaga. Natukene masendav. No nii, sõbrad, juba nii-öelda 3. tellimus on meil käsil, aga ma ei tulnud selle pärast praegu siia videot tegema, vaid päris huvitav olukord oli, et minu kõrval seisis Yandexi auto koos kleepsudega, asjadega, kõik täiesti paadunud Yandexist ja millegi pärast tellimuses sain mina. Ma praegu natukene olen nagu segaduses, et kuidas see võimalik on, et kas seal siis prioriteet ei tööta. Või olen ma tõesti millegagi rohkem silma jäänud kui tema. Vot ei tea. Aga jah, sõbrad, on meil veel üks tellimus käsil ja liigume sinna. Ma loodan jällegi, et see tuleb lühike sõit. No nii, veel üks tellimus sai tehtud ja summaks selline. Ma ei kurda üldse, ei tohi kurta, siin ei ole millegi üle kurta. 3 tellimust, 36 või isegi öelda 37,5 eurot. Mida veel tahta? Pole üldse paha, peaasi, et ei viska meid kuskile, ei tea kuhu. Kuskile kaugele siit kesklinnast. Ja sõbrad, mul on isegi võimalus veel teha ka selline asi täis. 15 sõitu, 20 eurot juurde, ei tee ka liiga. Aga ei tundu, et tellimus oleks palju. Seega nii-öelda näpud ristis ehk mingi imekombel tunni ajaga jõuab teha 3 tellimust. Aeg näitab. Nii, veel üks tellimus on siia Peetrisse ära toodud praegu inimene. Ja meil on 15 minutit aega, et saada veel üks ja olemas, peaks kõik nüüd veel super hästi minema, et see 20 eurone boonus peaks ka veel ära tulema. No blять, no avage mulle tõkkepuu siis palun. Sõitsin siia tõkkepuu lõpuks ometi. Sõitsin tõkkepuu alla ja küsisin, et kas avaneb automaatselt. Ei, ma avan sul. No lootsin, et avab kohe.
õnneks ka avas lõppude lõpuks, aga jaa, siit 2 kilomeetrit on siit kandist inimesed vaja ära võtta ja sõit lõpetada siis natukene enne kella 12. Siis oleme saanud selle 20 eurose boonuse ka, mis kindlasti on hea täna. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Что? Видишь, остановка. Ну, Такси. ну. И что? Не надо здесь. Ну, так я тоже такси. А? Я тоже такси. Ты не такси. Почему нет? Ты не гибрид, во-первых. Что я? Не гибрид. Гибрид? Посмотри, что там написано. Что там написано? Гибридная установка электрическая. Такси. А, ну хорошо. Ты вообще и с плафоном такси. А Но ты этого такси. не написано там. А? Этого не написано там. Там даже значка нет. Не таксо, видишь? Ну, Но, а ты не то такси. почему нет? Ты не такси. Почему нет? Потому что у тебя ни плафона, ни счетчика. У меня разрешение, у меня гинокирия. Это не разрешение. Почему это не Ну разрешение? потому что. Ну почему нет? Ну потому что счетчик должен. Закон такой. Такой же почитай. счетчик. Нет. Ну не почему такой. нет? Потому что. Ну. No nii, sõbrad, kell on üks ja mina olen Mustamäel. Praegune tund tuli päris hea. Bolt 9 eurot, Yandex 30 eurot põhimõtteliselt, nipet nabin 40 eurot tund. Ma võin ju Jotsi ka siia naglalt sisse lugeda. 1 euro saime Jotsi ka vahepeal. Jah, sõbrad, 40 eurot tund on päris mõnus, tundub, aga nüüd ma hakkan kaotama aega, et jõuda kesklinna. Ja ma olen kindel, et see olukord ei jätku. Aga loodame, et vähemalt ühe korra ma eksin ja järgmised 3 tundi tulebki 40 eurot tund. No nii, sõbrad, kell on 1:30. Praegugi tõime ühe kliendi 14 eurose raha eest siis. Tõime kliendi Mahtrasse, tüüp oli kinni istunud. Aga noh, ütleme niimoodi, et ega see ei pane mind imestama. Yandeksi kliendid võivad ka sellised olla sullis. Mõtlesin, et äkki hakkab midagi siin leiutama. Aga ei, jõudsime kohale, kümpa pihku, et tagasi pole vaja. Meile 10 sullis 14, ehk 4 eurot maksab meile Yandex juurde. Võib sellega rahul olla. Ma arvan, et paar tellimust tahaks veel kätte saada. Nii ja siis võiks hakata juba mingit kokkuvõtted tegema. Ja aga siis oleme kesklinna ja siit kohe jõuame sinna tsooni, kus on garanteeritud 14. No nii, sõbrad, on hommik kätte jõudnud. Ei hakanud õhtul kirjutama seda kokkuvõtet. Natuke väsinud olin. No nii, sõbrad, mis tulemused siis on? Enne kella 12, siis 2 tunniga tuli meil 40 eurot. Ja järgmised 3 tunniga tuli meil 70 eurot. Nii et 5 tunniga 110 eurot pluss veel Bolt 9, nii et 120 eurot 6 tunniga.
kuidagi sellised tulemused, kas on head või halb, eks otsustage ise. Nii et sõbrad, kui video meeldis, pange like, kui ei meeldinud, siis like ja järgmise kohtumiseni.